Gazas ei saa sõda veel lõppenuks lugeda ja samal ajal konfiskeerib Iisrael mõned Global Sumudi flotilli laevad Kreetal. Viimastel kuudel on Lähis-Ida konflikt muutunud süsteemsemaks, kuna toimusid otsesed rünnakud Iraani ja Liibanoni vastu. See on viinud tähelepanu Gazast kõrvale, kus Iisraeli sõjalised operatsioonid ei ole veel lõppenud. Alates 2025. aasta oktoobris kehtib Iisraeli ja Hamasi vahel relvarahu, mis paberil pidi viima Iisraeli okupatsiooni järkjärgulise taandumiseni ja Hamasi relvitustamiseni. Polnud raske ette näha, et asjad lähevad teisiti. ÜRO andmetel on relvarahu algusest alates Gaza sektoris tapetud vähemalt 600 palestiinlast. Lisaks on Iisraeli armee jätkanud hoonete süstemaatilist hävitamist, mitte ainult oma kontrollitaval alal, vaid ka selle vahetus läheduses. Relvarahu reeglite kohaselt oleks Iisrael pidanud piirama oma okupatsiooni kollase joonega tähistatud alale. Kuid hiljuti on mõned Iisraeli riigi võimude poolt piirkonnas tegutsevatele humanitaarorganisatsioonidele antud kaardid näidanud veel ühe oranži joone olemasolu. See ala toimiks puhvertsoonina, kus Iisraeli väed lubavad humanitaarabi läbipääsu. Mõnel juhul on selles piirkonnas nähtud palestiinlased tapetud, kuna neid peeti ohuks. Tegelikult laiendab see oranž tsoon Iisraeli kontrolli Gaza sektori üle. Nende operatsioonide tõttu keeldub Hamas relvi maha panemast ja Trumpi rahuplaan on endiselt ummikus. Aprilli lõpus korraldasid mõned aktivistid end ümber, et viia Gaza sektorisse humanitaarabi. Kreeta saare ümbruses peeti kinni 22 sellist alust ja aktivistid võeti vahi alla. Iisraeli võimud tegutsesid umbes 800 kilomeetri kaugusel Iisraelist, kuid enam ei ole põhjust imestada Iisraeli mõjuulatuse üle väljaspool oma piire. Samal ajal jätkab valitsuskoalitsiooni kuuluv juudi äärmusparempoolne tiib avalikku survet, et jätkata okupeerimist ja sõda Gazas. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjandusest.